küsimusele vastan kohe ära, et tänane volikogu salvestatakse ja see on järelvaadatav, et otseülekannet ei tule kahjuks. Teisena sooviksin kõigepealt enne, kui me läheme istungi juurde, et meil on uus vallasekretär, Helen Käkk-Palus tutvustab ennast. Jah, mina olen uus vallasekretär Helen Mägi. Esimese poole oma tööalasest elust töötasin ma, olen lõpetanud õigusteaduskonna 1999. aastal. Esimese poole oma tööajast töötasin õiguskaitsesüsteemis, teise poole ajast tegi 10 aastat avalikus teenistuses ja mis aeg olen töötanud kohaliku omavalitsuse süsteemis, alguses linnakantselei juristina ja edaspidi vallasekretärina. See on nagu selline lühikene CV minu kohta. Ja täna on minu 3. tööpäev. Loodan, et saame selle volikogu istungiga edukalt hakkama. Ikka, aitäh. Siis on kohaloleku kontroll, kohal on 18 volikogu liiget, puudu on Jaako, Sergei ja Viktor. Ja asume siis päevakorra kallale, et meil on täna 21 päevakorrapunkti. Teise punkti etteaste on meil 17.00 eeldatavalt, kus räägitakse RPK-st meile. Et tõenäoliselt meil tuleb siis pisikene muutus päevakorda, et võib-olla jõuame mingid teised asjad varem ära arutada. Et kas kõik on päevakorraga nõus? Palun käega märk. Kasutan põhimääruse õigust, et vallavalitsuse liikmena palun päevakorra punkt number 3 välja võtta, kuna tänaseks on selgunud asjaolud, et me ei saa seda otsustuskorras võõrandada. See on veel kui... Ma nägin, et ma tahtsin selle ka juurde, et väga selge. Siin on natuke selline viga, et päevakorras punkt 10 on ettekandjaks pandud Siri Reine, aga hariduskomisjonis on kaasettekandja. Samamoodi ka punkt 9. Ja. Aga siis teen ettepaneku päevakorrapunkt välja ja 3. päevakorrapunkt välja jätta ja kas ülejäänud päevakorrapunktiga ollakse nõus, on käega märk anda. Kõik on nõus. Ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde. Rally Estonia ülevaade. Janno, palun. Tere päevast ka minu poolt. Janno Siit on minu nimi ja olen siis üks Rally Estonia korraldusmeeskonna liige. Ja kuivõrd Rally Estonial on tegemist siis Eesti mastaabis suure spordisündmusega, siis on meile väga olulised partnerid nii riik kui ka kohalikud omavalitsused. Ja seda korda on siis hea meel siin teile anda väike ülevaade, mis me oleme varem teinud, mis on meil tulevikuplaanid ja kui on siis jooksvalt mingid küsimusi, mõtteid, siis kindlasti käega märku anda ja püüan siis neile ka vastata. Aga korraks siis vaataks tagasi, et Rally Estoniat on nüüd tehtud 12 aastat. Unistus sellest, et ta võiks ühel heal päeval maailmameistrivõistluste etapp siis täitus esmakordselt 3 aastat tagasi. Et on öeldud, et osalt oli see jutumärkis tänu sellele, et see COVID-periood tuli, teisalt on enne selle COVID-jama algust kõvasti tööd tehtud ja enne seda ka nii-öelda VRC testralli tehtud, mis siis vastas
vastas ootustele ja nõuetele ja kui see COVID siis ühel kevadel siin võimust võttis, siis suveks ja kevadeks ja kuni sügise alguseni kõik põhjused ära tappis, siis sügisel tehti meile ettepanek, et kas me suudaksime 2 kuuga rallietapi Eestis korraldada ja ilmselt oli ainus võimalus meil vastata ja selle etappi ära tegime ja sai suhteliselt hästi ja pärast seda on siis nüüd 2 aastal olnud Rally Estonia ametlikus WRC kalendris. Et tavapäraselt oleme meie oma rallit teinud siis juuli 2. nädalavahetusel, et nii oli just eelmisel aastal, et toimus siis 14 kuni 17 juuli ja tavapäraselt siis oleme sõitnud Lõuna-Eesti teedel ja esmakordselt, kui siis WRC etappi saime tegema hakata, siis tahtsime selle piirkonna viia rohkem laiali, et oleks kaasatud ka siin põhja pool olevad siis vallad ja teed, kuivõrd siinne piirkond on looduslikult Lõuna-Eestist totaalselt erinev, siis need teed, kus siin on ka vanasti sõidetud, sobivad meil väga hästi ja on ka nagu sõitjate ja tiimide poolt ainult kiidusõnu teeninud. Ehk et mis siis logistiliselt meie rallit nagu iseloomustab, on see kompaktsus, et Eesti ise on väike ja meie ralli on hästi kompaktne, et kõik on Tartust 50 kilomeetri raadiuses, siis nii allapoole kui ülespoole, et mis üldiselt ei ole väga tavapärane, et suurtes riikides on tihti see, et hommikul esimesele kiiruskatsele sõites panevad seal 150-200 kilomeetrit tühja ja siis saavad seal palgad kilomeetri võidu sõita ja siis sama palju tagasi, siis meil on õnneks ta kompaktne. Ja kes meil siis valdadest on hõivatud ja kaasas siis Tartu linn. Tõsi, Tartu linnas me hetkel kiiruskatseid ei tee, aga kogu see võistlussüda ja lõpu ja avatseremoonia ja poodium on siis Raekoja platsis ja valdadest on siis Otaka, Elva, Kanepi, Kamb ja Musta ja Peipsi ääre, kus me siis sõidame ja kellega me siis püüame head koostööd teha. Ja mis siis veel võib-olla on üks Rally Estonia eripära on siis ilmselt kogu kalendris kõige maalilisema koha peal olev Power Stage ehk viimase kiiruskatse järgne poodium, et mis see aasta oli tehtud siis sinna Leigo järvedel olevatele väikestele saartele, kus siis telepilt nii maapealsete kaamerate kui helikopteri jõudis siis rohkem kui 150 riigi televaatajateni, et kõik said siis seda Eestimaa ilusalt näha. Natuke nüüd numbritest taustinfona siis nii palju, et enne kui see COVID endid hakkas, siis oli meil rallil kohapealseid pealtvaatajaid 52 500. Et kui see COVID jama tuli, siis me heas mõttes ise suunasime kõik jälgima siis seda rallit telesse ja veebi, et see on nagu kõige turvalisem ja 100% garanteeritud, et sa mingit nakkust haigust külge ei saa, siis teistpidi see täna on nagu kaheteraga mõõk, et mõjutab kõvasti siis meie ürituse piletimüüki ja omakorda see otseselt ka nagu seda tulupoolt. Aga selle hooaeg on siis WRC juubelihooaeg, 50. hooaeg, mis kohe on lõppemas, et on 2 sõitu on veel, et see nädala lõpp on Hispaania ja siis on veel Jaapan. Maailmameister on selleks aastaks siis selgunud, et Kalle Roompere ajaloo noorima piloodina meistriks tuli. Ja meil oli see aasta oli pääsnutega pealtvaatajaid natuke üle 27 000 ja korraldusega seotud inimesi siis veidi üle 3000, et aastaringselt on meid umbes selline 30, kes korraldusse panustavad
6 kuu jooksul enne üritust on siin hulk umbes 150-200 inimest ja rallinädalal on ta siis üle 3000, et siin on siis kõik raejulgestajad, toitlustus ja nii edasi. Et suhteliselt suur number ja varem, kui me tegime kõike seda korraldust nii-öelda paberi peal, ilma selleks ehitatud spetsiaalse veebikeskkonnata, siis oli see infologistika suhteliselt keeruline, et täpselt keegi ei teadnud, millega keegi tegeleb ja kas juba tegeleb ja kus nagu põleb, aga ma arvan, et need sellest kohast teinud suht hea arengut. Mis on positiivne on see, et aasta-aastalt naiste osakaal pealtvaatajate hulgas kasvab, et me püüame ka oma üritust teha kui kogupere üritust, et seda ajaloost on rohkem selline meeste ja bensiinipeade asi, siis proovime seda mitmekesistada ja oleme siis Tartus teinud, eks ju, nii sel kui eelmisel aastal õhtuti mingid erinevad kontserdid, meil on seal lasteala ehk et mõte on nagu see, et lisaks Eesti turistidele ka välisturistid tuleks selliselt, et võetakse ka naised ja lapsed kaasa, et ei tuleks ainult sinna metsa siis seda bensiiniaisu nuusutama, vaid ka väiksemad ja õnnemusoo esindajad saaks asjast osa. Nüüd loomulikult sel aastal me teame, mis siis jälle mõjutas negatiivselt välisturiste, kes jätsid rallil tulemata, on Ukrainas toimuv. Et kui me alustasime rallipasside müüki, siis enne jõule, eelmise aasta lõpus, siis algul päris jõudsalt osteti siis passe Saksa, Holland, Belgia, Prantsusmaa, need Lääne-Euroopa riigid, kus on nagu ralli populaarne, aga siis 24. veebruariga seoses see huvi tuntavalt jahtus ja saime ka nagu palju siis palveid sealt poolt, et kas on võimalik ostetud passid tagasi müüa, et nad ikkagi võtavad meid kui sellist ohutsooni. Ja vaadates nüüd järgmisse aastas jälle loodame, et selleks ajaks on nagu olukord normaliseerunud ja ei ole meil sõjalises mõttes olukorda nagu täna ja ka COVID on siis kontrollitavalt meid vähem segamas, et saaks teha nagu ühe korra jälle vahepeal nagu päris spordiüritust, et mitte ei peaks keskenduma seal siis erinevatele terviseriskidele. Aga kokku oli siis see aasta välisturiste oli 21 erinevast riigist, kõige rohkem siis Läti, Soome, Leedu, Poola ja siis Suurbritannia. Et nagu ennist mainisingi, mis meil täna siis nagu piletimüüki otseselt nagu mõjutab, on siis väga kvaliteetne teleproduktsioon, et ülemaailmselt siis tehti live-ülekanne meil kõigist 24 kiiruskatsest ja jõudis siis rohkem kui 155 erinevasse riiki läbi 110 telekanalit. Et palju on räägitud, et miks riik nagu siia nii palju investeerib või peaks investeerima, siis me kõik tahame, et see, mis turistini ja potentsiaalse turistini see pilt nagu jõuaks, et see oleks nagu Eestis nagu võimalikult kvaliteetne ja hästi tehtud, et tal tekiks soov siis tulla siia 1 ja 2 ja võib-olla 3 korda tagasi, ehk et riigi poolt panustatav raha on tegelikult investeering, et kui 2 varasemal aastal riigi aastane investeering oli 2,5 miljonit, siis orienteeruv majanduslik mõju siis ralli ajal on kuskil 8-9 miljoni vahel. Et riik paneb ühelt poolt jah sisse ja teiselt poolt see tuleb nagu tagasi. Et lisaks siis majutus, toitlustus ja nii edasi, kõik meelelahutus, mida siis lisaks siseturistile ka välisturist tuleb ja tarbib. Siis natuke Tartust põgusalt mainisin, et kui me varasemalt ajalooliselt olime võistluskeskus ja servispargiga olime siis Tehvandil, siis saades ametlikuks WRC-etapiks, siis Tehvandi plats jäi seal selgelt väikseks, sest suurte tiimide servisalad on ruutmeetrite
poolest nii tohutud, et siis me olime sunnitud kolima ERM-i, mis teistpidi on nagu üliäge, et seal on ruumi hästi palju, ta on arhitektuuriliselt väga ilus ja ka need kaadrid kõik, mis sealt siis nii kopterite kui maapealsete kui ka kohapeal siis intervjuude näol Tere suudab toota, on nagu üliäge. Et kui me tihti näeme, et suurriigid teevad seal, ongi mingisugune väike konteiner ja mingit visuaali ilusat ei ole, siis ERM on ikkagi puhas pärl ja üliäge. Ja seal vasakul all foto peal on siis võistluste süda, et siis kus sportrallit nagu juhitakse, et kõigil nendel ekraanidel jookseb siis live-pilt erinevatest kiiruskatsetest ja siis seal on kõik pääste, politsei, FIA vaatlejad, Autospordiliidu vaatlejad, võistluste juht, ehk et tegelikult on nagu selline äge must boks, kus siis on ümberringi toimuvast laivis väga hea ülevaade. Ja Tartu keskliin loomulikult ka oma arhitektuuris ja ilus, et siin on pilt on siis ralli avamisest, kus siis põhimõtteliselt nii see Raega plats kui ka siis lähitänavad olid sisuliselt inimestest umbes ja kui ilmastikuolud olid algul sellised, et sadas suhteliselt tugev paduvihma, siis kui täpselt avatseremoonia algas, siis oli ilmataat oli armuline ja keeras veekraanid kinni ja tõi nagu ilusa väikse, et kogu see pool oleks nagu ka hästi. Ja samamoodi siis avatseremoonia järgselt oli kontsert nii-öelda nooremale publikule, siis 3 järgneval õhtul oli siis erinevad muusikažanrid seal laval, et kõik, kes tahtsid, siis said sellest osa. Ja kogu Tartus toimub siis kõigile pealtvaatajatele tasuta, et ka need perekonnad, inimesed, kellel võib-olla see ka päevapass on raske soetada, siis nad saaksid sellest üritusest ikkagi nagu osa ja näevad seal ära siis need sõitjad ja autod ja selle meelelahutuspoole, et me kindlasti seda poolt tahame jätkata ja pigem veel nagu laiendada, et ilmselt järgmine aasta teeme ka nagu servicepargi, teeme tasuta, et nii noored kui just need vähekindlustatud pered saaks üritusest osa ja tulla. Siis hästi põgusalt, et ma algul ütlesin, et meil on korraldustiimis üle 3000 inimese, siis täna me oleme kogu selle ralli korralduse kolinud nii-öelda sellesse enda rakendusse, ehk et meil on põhimõtteliselt online'is ralli ajal näha kõigi meie inimeste siis asukohad ja lisaks on siis süsteemis ka kogu nagu eluta inventar, et me teame, mitu meetrit linti, mitu mingit ühikut dokka, posti kuhugi on nagu vaja, et ei ole sellist nagu tühja ületootmist, et täpselt on teada näiteks, et selle kiiruskatsel, sellel lõigul on meil vaja seal 550 meetrit kollast linti ja kilomeetri 200 parklolinti. Ja samamoodi siin näeme siis kõiki turvatöötajaid ja rajajulgastajaid, et neil on igalühel ette nähtud kindel lokatsioon, et kui on oma punkti jõudnud, siis me karjuvalt näeme, et on reaalselt õiges kohas. Ja kui juhtub mingi õnnetus, siis on kohe siit nagu hea näha, et kes seal siis sellele punktile kõige lähemal on, et keda on kõige lihtsam ja kõige kiirem sinna siis vaatama saata, et mis olukord tegelikult koha peal on. Ja teine pool, mis sellest on hästi oluline, on siis pealtvaataja rakendus. Et kui vanasti käis ralli vaatamine alati siis paberkaardiga ja tundub täna ka nagu paljudel inimestele veel kogu see logistika ja kiiruskatsete nagu ülesleidmine nagu selline tuumafüüsika, siis täna me oleme selle hästi lihtsaks teinud, et lihtsalt tuleb see Rally Estonia äpp oma telefoni laadida
ja siis valida, et kuhu sa tahad minna ja siis lihtsalt paned starti ja veis hakkab sind nagu juhatama. Et ei pea ise just ülemäära palju mõtlema ja veisis on siis need teed ja kiiruskatsed, mis me siis kinni paneme, on veisi jaoks punased, ehk et ta võiks ja peaks juhatama nagu õigesti siis pealtvaatamisaladesse, kus on võimalik rallit jälgida. Ja võib-olla siia kommenteerin veel kõrvale, et pealtvaatamisalasid on meil ka siis erinevat tüüpi, et on sellise mugava pealtvaatamiskohad, kus on siis meil pandud nagu suured LED-ekraanid, suured parklad on hästi siis pealtvaatamisala lähedal, ehk et inimesel ongi võimalik tulla siis perega kohale hommikul sinna rahulikult ennast paika sättida, suured ekraanidel ralli kogu aeg jookseb ja siis kuna kõik katsed sõidetakse 2 korda, siis 2 korda tulevad tal ka nii-öelda siis laivis sealt autod eest läbi ja saab siis mõnusalt ka koha peal süüa ja on tualetid ja saab selle päeva siis nii-öelda stressivabalt nagu ära veeta. Ja teine äärmus on siis sellised üüriprallifännid, kes tahavad minna kuskile nagu sügavasse padrikusse, kus oleks nagu palju putukeid ja sääske, ei oleks siis toitlustust ja vetsu ekraani, aga et tahaks just nagu selle kurvi või kivi juures olla, et kus ta teab, et seal 20 aastat tagasi midagi juhtus, siis nemad liiguvad nii-öelda oma tsüklis ja leiavad need kohad nagu ise üles, ehk et nagu kõigile midagi sobivat nagu oleks. Ja mis on siis ka, ütleme, meie siis FIA rahvusvahelise autospordi liidu jaoks selline oluline prioriteet on kogu see nagu roheteema, et kõiki meie rohetegevusi ja tegevusi monitooritakse ja mõõdetakse. Et see aasta on siis esmakordselt FIA-t siis 3 tärni sertifikaadi, mis siis tähendab, et kõik nende poolt seatud mõõdikud ja ootused said siis nagu täidetud ja 3 on ka nagu maksimum, mis saab saada. Ja siin on nagu mõned tegevused, mis nagu teeme, et keskkonnale tekitatud siis kahju saaks neutraliseeritud, et prügi sorteerimine, see kõik on juba selline tavapärane ja seda teevad kõik nagu nii. Et siis ürituse korralduses me kasutame võimalikult palju siis hübriidautosid. Et jah, see on ise küsimus, kas täna nagu see hübriidauto on tootest kuni utiliseerimine keskkonnasõbralikum või mitte, aga üldvaade täna lihtsalt on. Ja kasutame mitmes suures pealtvaatamisalas kohapealse elektritoiteks siis päikeseenergiat. Ja mis võib-olla kõige huvitavam on, mis me siin teinud oleme, on siis koostöös meie nagu väga olulise partneri RMK-ga oleme siis sel ja eelmisel aastal istutanud RMK reservmaale siis puid. Et see aasta istutasime 8000 mändi ja aasta varem istutasime 4000 kuuske. Et RMK on siis, või on nende spetsialistid välja arvutanud, et see on umbes nagu see hulk, mis neutraliseerib siis meie rallinädalaga tekitatud siis CO2 jalajälje. Nüüd natuke, mis puudutab siis järgmist aastat, et järgmise aasta kalender, WRC kalender saab kinnitatud novembri esimeses pooles. Hetkel on siis planeeritud nii, et Rally Estonia saab siis toimuma nädal hiljem võrreldes selle aastaga, ehk et kuupäevade 20 kuni 23 juuli. Aga see on, mõtleme, meil hetkel on ta nagu eelduslik, et enne kui pole ametlikult seda siis kinnitatud. Ja põgusalt mainisin siis ürituse eelarvest ja partnerlusest, et riik on olnud meil siis seni kõige suurem partner. Kogu ürituse eelarve on kuskil 4,5 miljonit siis eelmisel aastal, millest riik on siis 2,5. Siis tulenevalt tänasest keerulisest olukorrast, kus on energiakriis, on sõda toimumas, siis riik teeb meie puhul kõva kärpe. Et täna me räägime umbes sellisest
40%-lisest eelarve kärpest, et eelduslikult väheneb riigil investeering umbes 1 miljoni võrra, mis meile siis tähendab seda, et peame ilmselt ära jätma selle, et me ehitame päris uusi teid, et loomulikult teed, mida me sõidame, kasutame, me teeme korda nii ürituse eelselt kui ralli järgselt, aga midagi uut väga ei raja, siis ilmselt see IT-pärandus läheb pausi peale ja peame tegelema siis tugevalt sellega, et leida nagu üks rahvusvaheline ettevõte siis riigi asemel, kes saaks panustada seal suurusjärgu selline 300-400 000, et meil kindlasti eelarve on väiksem ja teistpidi see on nagu hea, et niisugune püksiline pingutuskoht, et teha nagu vähemalt sama head ja turvalist asja, aga väiksemate kuludega. Aga kindlasti teha tahame, et ilmselt me täna ütleme promootorile, et me jätaks 1 aasta vahele, siis on suur tõenäosus, et me seda võimalust teist korda enam ei saa, et riikides, kes seda teha tahavad, on järjekord ukse taha ja enamik neist on nagu paraku suurriigid ja suurte rahakottidega, millega meil võistelda ei ole võimalik. Nüüd mis üks on võib-olla niisugune üleskutse või kus me saame kohalike elanikega nagu vastastikku koostööd teha, mis on nagu hästi toiminud, et kui üritus läheneb, siis tihti turistid vaatavadki nagu majutust ainult nagu Tartusse ja Tartusse ongi hotellihinnad nagu suhteliselt kõrged, et me 3 aastat tagasi tekitasime Rally Estonia kodulehele sellise mooduli, kus siis inimesed saavad kas siis oma suvila, maja, tuba, hoovi mingit telkimiskohta nagu üles panna, et mehed mingit vahendustasu nagu ei võta, aga inimestel on võimalik siis pakkuda turistile siis majutuskohta, et 2 viimasel aastal ta on väga hästi käivitunud, et äkki eelmine aasta oli seal, kui ma õigesti mäletan, 400+ kuulutust. Tõsi, enamik olid küll Lõuna-Eesti poolt, aga me ise püüame ka nagu seda rallituristi harjutada ja selliselt mõtlema, et nad tuleb ka nagu siiapoole majutuma, et on siis, ma ei tea, Viljandi või kogu nagu see piirkond, et tegelikult nagu siit Tartusse sõita on põhimõtteliselt nagu kiviga visata. Et teil omal ka siis, kui on kas endal või siin ümberskondsetel tuttavatel, kellel nagu oleks midagi pakkuda või tahaks nagu seda võimalust kasutada, siis kindlasti võiks selle peale siin aasta lõpus ja uue aasta algul nagu mõelda, et lihtsalt isegi lihtvormis seal mõned pildid ja väike kirjeldus, et mitu inimest ja mis võimalused ja palju maksab ja oleks äge, kui saaks selle suuremalt käima nagu sellesse piirkonda. Ja kindlasti tahaks teie vallaga jätkata seda, et ka järgmine aasta siis omalt poolt panustaksime sellega, et valla siis suurpered või vähekindlustatud pered, et saaksid ikkagi rallist osa, et need detailid saame siin läbi rääkida, et kuidas seda teha ja kui suurele mahul me seda saame nagu pakkuda, aga meie huvi kindlasti on see, et ka see osa nagu ühiskonnast saaks sellest üritusest nagu osa ja kohapeal nagu näha. Ja teine, mis siis peaksime ka nii-öelda koos mõtlema, on see, et kuidas valda siis selliselt sinna rahvusvahelist telepilti saada, et turist hakkaks mõtlema, et ma tahaks Peipsi äärde tulla, et kas on siin siis, on see mingi toit, eks ju, siin Peipsi suitsukala või tulete siia Kalevipoega vaatama, et meil on täna nagu nende teletootjatega suhted sellisel nagu tasemel, et me saame ise ette anda neile, mis helikopteri pilte võtta, mida sinna juurde nagu rääkida. Et eelmine aasta umbes see vaatajaskond, kelleni see jõudis, oli selline 800+ miljonit. Et see on niisugune nagu hoomamatu selline suur number, aga kui sealt ka ütleme mõned sajad või paar tuhat leiab tänu sellele nagu tee siia ja jääb meelde, et kurat, see midagi nagu ägedat, et äkki läheks nagu suvel seda vaatama, ja teistpidi toob siis siia
nii majutuse kui toitlustuse näol toob uut raha. Seda aega on täpselt sealmaal ka. Kas on kellelgi küsimusi, millele võiks vastata? On mingeid mõtteid? On ikka küsimus. Ja, palun. Selline küsimus on, et kuidas näiteks oleks võimalik kasutada Rally Estonia teed või siis ütleme seda rajalõiku, mis on nagu ehitatud ka näiteks mõne rahvaspordiürituse jaoks kohalikud näiteks. Ma segan väga vahel, Verston on nii väga hea koostööpartner nagu Verston enda kinnistu peal ei luba seda rajalõiku kasutada. Karjäärist räägite või? Jah, ma sellise karjäärist. Seal on kaks asja. Üks on see, et enne WRC etappi äkki 4 kuud on see periood, kus sellel teedel ühtegi võistlustega testi korraldada ei tohi. Et see on üks pool. Et siis põhimõtteliselt jääb sinna kas siis vara kevad või hilis sügis, on. Et ma ise nagu ei näe probleemi, kui on see teekasutaja luba olemas, et kas ta on siis vallatee või ta riigitee, eks ju, ma ei tea, mis lõigust me nagu räägime, aga üldiselt, kui on nagu kõva põhjaga tee, siis nüüd rahvasportlased reeglina nagu nii ära ei lõhu, et loomulikult on see siis ürituse korraldaja vastutus, et see ürituse järgmiseks tee saaks nagu korda selliselt, et nii nagu ta oli enne võistlust. No jah, pigem ongi siis ikkagi peale Rally Estoniat ehk sügisel, aga just küsisime seda Verstoni käest, et kasutada seda lõiku, mis nagu ei olegi, mis kuulub riigimaale, ehk siis on karjäärimaale ehitatud, mida arvab Verston, et sinna nagu minna ei tohti. Et tegelikult võiks ju siis, kui nüüd otsustab meie vald, et näiteks ta toetab Rally Estoniat, siis sellel läbirääkimiste laua võiks ka selline punkt ees olla, et me vaataks need kohad üle, kus saaks mõni rahvaspordiüritus teha näiteks kohalikele, et siis lepiksime kokku, et näiteks me järgmise aasta sügisel saaksime seda. Jah, me kindlasti ise kuidagi nagu Verstonit survestada ei saa, eks ju, et kuna on eraettevõttega tegu, aga kindlasti iga selline initsiatiiv on kindlasti nagu väärt seda, et seda nagu arutada, et on ta siis rahvasportlased, noorsportlased, eks ju, et kindlasti võib seda teemat nagu jah, detailselt arutada, et meie oleme nagu igal juhul igasuguse nagu automotospordi arenduse vastu, et see üks üritus on jah, mis me ise nagu teeme, aga et meil oleks ka nagu järelkasvu ja et need kihutaja soovijad ei teeks seda nagu avalikul teedel, vaid ikkagi nagu turvaliselt. No ja siis seal see oli kilus pilt sellest leiba järgmiste vahel, et seal oli siis nagu see autustamine. Seal oli lõpupoodium jah, et seal on rallil on see, et kui viimane kiiruskatse lõpeb, siis esi3 saab kohe siis selle nii-öelda auhinnad kätte, mis läheb siis nagu otse sinna telepilti ja siis pärast tehti siis Tartu Raekoja platsis, aga see enam nii-öelda laivpilti ei jõua, et see on kõigi etappide puhul nii. Sellist mingit väiksemat üritusi alas kui Rössi-Hoovi peal ei kannata teha? Kindlasti kannata. See oleks ju väga ilus, ülevalt sama ilusa panoraami kui Leibajärvedel. Ei, absoluutselt, et neid ilusid kohti on kindlasti veel, et järgmine aasta see kindlasti on veel Leigol, sest vähem on täna ajakava tehtud, et kus ja millal nagu sõidame, aga ei kindlasti nagu ei välista, et mitmekesistada seda lõpupoodiumi nagu asukohta, et ka kindlasti ei ole nii, et ta nüüd elu lõpuni jääb nagu Leigol. No see võiks olla üks punkt ja meie valud hakkab teiega läbi rääkima selle toetuse üle. Te tahate ju meiega toetust saada, rahalist toetust. Ilus oleks. Jah, et siis me võiks selle punkti üle arutada. Ei kindlasti, et ma ütlen, et kõik ettepanekud alati nagu teretulnud, et loomulikult ma arvan, et kõik 8 valda nagu tahaks, et lõpupoodium oleks seal, et see on nagu loomulik. Aga ei, kindlasti kõik ettepanekud on nagu teretulnud, et meie täna nagu mõte ja visioon on, et me ei tee seda ainult järgmine aasta, vaid ikkagi nagu tulevikus, et see, et nii nagu kiiruskast asukohad muutuvad, võib kas lõpupoodium olla vahel siin, vahel seal. Kas on veel mõtteid küsimusi? Teie rahalise ootuse suurus?
Me tegeleme eelarvega, ma täna veel mingit numbrit välja ei ütle, et me proovime kuu lõpuks nüüd selgeks saada, kui on meil kõigepealt riigis valitsuses on, kas nüüd sel nädalal vist on see lugemine, et kõigepealt peab see nagu sealt aparast läbi tulema, et jah, kindlalt üldus tuleb ja siis me saame nagu detailse eelarvega minna. Te olete taotlus saanud? Minu teada ei ole veel selle aasta kohta. Minu meelest oli meil 30 000 €. Siis on käi kuidagi hiiline, et ma ei ole kursis jah, et meil oli kokkulepe jah muidu see, et me ootame selle riigi ära, et valitsus kindlalt hääletab ära, nii nagu on täna prognoos öeldud. Aga pigem on seda, et sealt poolt on nagu formaalse, et neil on tegelikult on kokkulepe, aga nagu vahel juhtub, et kõik asjad ei pea. Aga kui rohkem üle, siis ma igal väga tänan teid ja loodan, et saite mingisuguse ülevaate, mingisuguse pildi ja saame järgmine aasta ja ka ülejärgmine aasta ilusti koos teiega edasi. 24 aastased on küll alasti klassi hooliga, et rägeautod ja helikopterid sõidavad. Mõte sai kirja, et ma veel ei luba teile seda, aga mõte kindlasti on väärib arvamist. Aga siis ma tänan ja siis saate minna järgmiste mustiga edasi. Aitäh! Lähme siis päevakorra 4. punktiga hetkel edasi, et jätame 2 vahele, ootame esimese ära kohale. Ja päevakorra 4. punkt on vallavara võõrandamine Tagakuuri ettekandja palun. Ette valmistatud vallavara võõrandamise otsuse eelnõu. Vallakodanik Vadi Alo on teinud pöördumise, soovib Ümati külas osta vallale kuuluvat kinnistut hinnaga 3300 €. Tegemist on tootmismaaga, kinnistu suurus on 1063 ruutmeetrit ja selle peal asub üks hoone, käisime majanduskomisjoniga seda hoonet ka korralikult veel üle vaatamas ja sealt jäi kõlama selline mõte, et sofoosia lõpus on ta ehitatud, et kõik, mis kuskilt üle jäi, see sinna seina pandi. Ja hoone on küllaltki poolohtlikus olukorras. Et omal ajal me vallavalitsusega võtsime ta peremehetu varana arvele, saaks selle hoone kuidagi kinnistusse ja saaks ta kellelegi kasutusse. Aga täna on nagu inimese poolt tehtud taotlused kasutusse anda. Ja majanduskomisjonis seda summat 300 ka toetas. Minu poolt on nagu kõik praegu. Soovib Margus midagi lisada? Seal midagi lisada ei ole. Hoone on nagu ta on selle. On kellegi küsimusi? Ikka on. Mille jaoks see härra seda maalõppi osta tahab? Ta, ütleme siis, see hoone piirneb 2 küljest temale kuuluva kinnistuga, mille peal ta soovib arendada sedasama teemat, mis siin praegu oli, ehk siis ta tahab kardirada sinna teha. Põhi on tal vaja tehtud, killustiku põhi, et peale asfaldit panna, et sellega seoses nagu ta seda kinnistut ja hoonet saaks kasutada, et kas siis remondigaraažina ja milleks iganes. Aga mõte oli jah, selle tegevust laiendada. Põhimõtteliselt oleks ikkagi siis nagu, ta ei ole küll avalik kasutus, ta on nagu eramaa ikkagi siis nagu kohalikud lapsed saaksid seal, noored saaksid seal oma kaardisõiduoskust vähendada, ma saan aru. Et see eesmärk on sellel. Et siis sellisel juhul on muidugi võimalik, et kui ta nagu oleks lihtsalt mingi hoone ehitamiseks, siis nagu otsustuskorras nagu kasvada. Kui ta ikkagi nagu tulude maa teenima ei hakka, pigem hakkab ta hiljem peale kulu tooma,
teil on mõtteid, kes võiks olla esimees, aseesimees, palun? Kes see aseesimees? Aseesimees ja esimehe valimine, kuna Neeme sõrmus läks ära, siis tuleb kes aseesimees oli? see kõik õnne oli, aga terve komisjon läheb laiali. Kui esimees on lahkunud, siis terve komisjon läheb laiali. Nii, Väino Kivirüht on esitanud ettepaneku valida volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Aleksander Serovko. Kas on veel ettepanekuid? Aga palun. Jaa, palun paberit. Teiseks on tulnud siis Kaisa Edenberg, et kas Aleksander on nõus? Kas Kaisa on nõus? Kas inimesed vajavad tutvustamist? Ei ole vaja. Ei vist ei ole vaja. Nii, aga siis paluks volikogul moodustada häältelugemiskomisjon. Äkki siis Monika, Külli ja Sirje võtavad asja endale. Esiteks on see sooline diskrimineerimine. Ma võtan siis üheksa. Väino Monika ja Külli. Kas te olete komisjoni? Kus meil need ääred? Ei, nii ka, et meil on 3 minutit komisjoni ära. Jah, me saab komisjon on tööl, jah. Kas me ikka kinnitab selle komisjoniga? Ja kinnitab, jah. jah, komisjoni kinnitada. Palun siis volikogu komisjon kinnitada. Kas kõik on poolt? Jaa. Komisjoni kinnitada. Kuulutan välja 5-minutilise vaheaja. Ja ikka.
ja Marguski juurde, et ma lasengi 18 on. 18 on. Komisjoni esimees, kes on meil? Väino on komisjoni esimees. Väino kulla käib seal. Kõik teised peab pead. Oodata, ärge viirusega, inimene nagu tegema. Tuleb arvu ära. Väino näitab sedeli veel ette. Jaa, näita oma sedeli. Näete, kast on tühi. Ei ole pandud midagi. Ja hääletame, igaühel on üks hääl. Ehk tõmbame risti seal taha, et oleks aru saada, kelle nimi on valimis. On aru saada? Ei ole. Palume täita
palun üks hetk, Riina soovis sõna. Mina soovin väike sõna võtta, et kui see on spordi- ja kultuurikomisjon ja Kaisa on väga hea seda esimees, aga meie valitsus juba on spordiametnik väga hea, aga meie vanausmene kultuur ei esindanud üldse, siis andke palun protokolli ja siis on vaja Aleksandrit vabandust. Sina ei tohi põrutada. Seda ei tohi ma räägin, me ei tee, ma ei ole midagi kõiki teinud. Seda ei tohi. Nii, kas kõik on häälestanud? Sulle siit poolt. Nii, hääletamiskomisjon on oma töö teinud, on hääled kokku lugenud ja kas me võtta see protokoll number 9 või milleks ta on? Välja jagati 18 sedelit, laekus 18 sedelit. Nendest 10 olid Kaisa Edenbergi poolt ja 8 Aleksander Siropovi poolt. Seega valituks osutus esimeheks osutus Kaisa Edenberg ja aseesimeheks Aleksander Siropov. Tänan komisjonile. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees ja aseesimees. Ja siirdume siis päevakorra teise punkti juurde, palun.
tervist! Minu nimi on Juta Lukas Küsti ja pean teile nüüd siis, nagu ma aru saan, arvama Alaksvili tervisekeskuse projekti kohta. Võib-olla te olete kursis sellega, aga taustaks on see, et mina tulin selle projektiga tegelema märtsikuust selle tõttu, et eelmine projektijuht süda ütles üles, suri ära suhteliselt noor mees ja see tähendab, et oli natukene nagu osa infot läks tema kauda kaasa. Et selles suhtes on natukene vilets, minu seis on nagu vilets, et päris kõiki detaile, miks mingisugused asjad, mismoodi otsustati, et seda ma rääkida ei oska. Tänaseks päevaks võib Kalmar ka juba öelda, et on selle ehitustööga nüüd ikkagi lõpule jõutud, on nii? Ja kasutusluba antud, et põhimõtteliselt võib lugeda selle projekti enam-vähem lõppenuks, küll ikkagi üle aasta kauem võttis, eks ole, see asja aega, kui oli algse selle lepingu põhjal kavas ja sai Riigi Tugiteenuste Keskusest siis ka mitu korda taotletud juurde seda pikendamist ja põhiline probleem oli muidugi selles, et ehitaja ei olnud võimeline tegema seda lubatud aja jooksul valmis. Ja selle asjaga, kuna ehitaja ei teinud seda õigel ajal valmis, siis sealt tuleb põhiline mure vallale, valla eelarvele, on see, et hankekontrolliga otsustati siis teha finantskorrektsioon, see põhimõtteliselt on see nagu trahv või karistus. Vabandust, kas sammu kõrvale, muidu ta viimane on parem. Salvestab. Selge, vabandust. Et ühesõnaga seoses sellega, et hanke tingimusi muudeti, ühesõnaga pikendati lepingu tähtaega ja pikendati seda tegelikult korduvalt ja pikalt, siis on finantskorrektsioon 25%. Ma võin teile öelda oma kogemusest, ma töötan Rõuge vallas ka, et õnneks neid 25% ei liideta, et iga selle pikendamise eest ei panda õnneks juurde neid rahasid. Et Rõuge vallas oli meil ühe asfalteerimisega, mis ise maksis 16 000, jäi talveperioodi, eks ole, et oli ainult see rikkumine, et asfalteerimise pärast pikendati lepingut, saime täpselt sama. Ja praegust on asi kohtus põhimõtteliselt, aga see Riigi Tugiteenuste Keskus ja siis hankekontrollijad on täiesti jäigad ja ütlevad, et siin ei ole mingisugust, ei ole üldse läbirääkimist asjagi, kui teil on üks selline rikkumine, siis on see 25% ja lännu. Et põhimõtteliselt neid asju võib alati ka kohtusse kaevata, aga kui neid rikkumisi on nagu mitu tükki, siis see tõenäosus saada kohtukulud nii-öelda kaetud lõpuks on suhteliselt väike. Ja mida see rahalises mõttes siis tähendab, on see, et panin need numbrid kirja, et ma ei eksi, et kui see lepingu kogu maksumus, räägime siis sellest käibemaksuga summast, sellepärast et vald ilmselt käibemaksu tagasi ei saa, et see summa on seal toetuse keskkonnas on ka käibemaksuga. Et umbes 860 000 läks projekt maksma. Nüüd sellest võetakse finantskorrektsiooniga maha 215 000, mis tähendab seda, et toetust antakse summale umbes 650 000.
kui enne oleks saanud ja 25% on, eks ole, see omapanus projekti järgi ja 75% annab siis RTK või Riigi Tugiteenuste Keskus annab toetust, et kui enne oli see summa, millest arvestati see toetus 75%, oli 860 000, siis praegust on see 650 000. Et põhimõtteliselt see, sellepärast muutub, eks ole, see toetuse summa nagu väiksemaks. Ja toetuse summa siis uue rehkenduse järgi oleks siis 485 700 umbes ja omapanus oleks ligi 380 000. Et see 215 000 läheb siis nagu nii-öelda see omapanus kallimaks. Et nüüd, ma ütlen, mina ei oska siin nagu rohkem muud öelda, kui et selline on see asjade seis. Õnneks me saame praegu nagu projekti ära lõpetatud, saab kõik need arved saata sinna RTK-sse, et makstakse ära siis vähemalt see osa, mis on nagu abikõlbulik. Et rohkem ma praegu ei oska nagu niimoodi öelda. Küsige, aga ma kardan, et häid uudiseid mul ei ole. Et jurist, kui kohtusse minna, siis selleks mina ei kõlba, et selleks peab nagu ikkagi juristi palkama. Jah. Mul on selline küsimus. Järelikult ametiasutus peab jälgima ehitajaga, kes võitis seda hanket, niimoodi suurt karmid, et selles mõttes ja kõik trahvid ja siis kohtusse minekud ehitajad ei ole mõtet isegi venitada või pikendada sellist projekti on, kui see ei tohi olla niimoodi, et vaat peab seda kinni maksma, kui ehitaja võitis oma vastutusse, läks lepingusse, see on tema risklik on. Põhimõtteliselt jah, edaspidiseks, praegust on sellele ehitajaga lihtsalt pikendatud neid lepinguid ja selle eest saab vald vastu pead. Aga edaspidiseks tarkuseks on see, et kui läheb asi jamaks, siis lõpetada leping ära ja teha uus hange, sellega on küll eriti praeguses olukorras. Võib olla see, et jälle, mul on neid kogemusi küll, et kui oli alguses projekti kavandamisel, pidi asi maksma, olid hinnapakkumised 300 000, siis lähed hankesse ja saad 600 000 ja kui teed järgmise veel, et need, ühesõnaga, et sellega ei tule välja, et 100 000 eest peaks veel nagu asju tegema ja siis läheb see ka veel 300 000 maksma. Eriti praegu, kus need hinnad on nagu sellises kapakus. Aga 2017. aastast, et enne seda tehtud projektidega on ka, et need on vähemalt kahekordistunud need maksumused, et siin selles suhtes, praegu ei tea, kumb asi praegusel hetkel parem oleks ja et sai nagu ikkagi kogu see projekt ära lõpetatud selle sama ehitajaga, et nad võtsid ikka lõpuks kõhu alt jalad välja, et ei pea hakkama nüüd mingisuguseid järgmisi hankeid tegema ja selle projektiga on see asi ka, et nüüd oktoobri lõpuga lõpeb siis abikõlbulikkuse periood ära sellel projektil, ehk kui pärast kõik need asjad, mida oleks vald tellinud, siis pärast oktoobri lõppu oleks nagunii täiesti 100% oma kuludesse läinud. Et sellepärast oli nagu mõistlik praegu selle ehitajaga kas või juuksekarv lõhki ja ninast veri väljas, et vähemalt sai ära lõpetatud need asjad ja saab kasutusele võtta hoone. Aga edaspidi kindlasti panna siuksed, jah, praegust oli 620 eurot või mis ta oli 640, et see, ja siis ja läheb edasi, eks ole. Liiga vaesed ja liiga väiksed, et selliseid riske kanda, et näiteks peaks ehitaja kõiki kinni maksma. Tegelikult riigihanget või kõik koolitused ütlevad, et kõige suurem probleem on lasteaia süvenemine. Ei tohi küll, aga see peab olla väga hea süvendus ja peab vaatama proportsiooni. Et kui see ikkagi on aasta ja see tuleb 4 aasta juurde, siis ta on ebavõrdne nendele, kes
kohtusid samal ajal selle pakkujaga ja nad seal on kõige suurem probleem ja sellepärast seda kergekäeliselt teha ei tohi. See poliitika on viimasel ajal olnud. Nad on läinud karmimaks küll paari aasta tagusega võrreldes seal on mingi uus inimene, kes tegi ka kes seda üksust juhib, kes tegi mingi magistritöö sellel teemal. Peale seda läks nagu alla 25% nagu ei määrata. Sest vähesti ei olnud, 3-4 aastat tagasi sujuvalt läks ikkagi. Ja tehti natukene, kasutati neid väiksemaid võimalusi ka. Aga jah, ma ütlen, et see ongi täpselt seesama ja see on nagu see argument, et isegi ükskõik millega sa nagu põhjendad, et see tundub täiesti loogiline põhjendus, seesama, et ma ei asfalteeri lumega, vaid ma asfalteerin, eks ole, kevadel, kui lumi ära sulab, aga see argument on see, et kui oleks teadnud, siis oleks veel 10 tükki tulnud ja teinud odavamalt ja sa ei vaidle sellele ju vastu, ka kohtus ei ole võimeline see ära tõestama, et ei oleks tulnud rohkem pakkujaid. Aeg on minu isegi see natukene kergem, kuna on selle koroona ja sõjakorraga seoses päris palju asju antakse kergemini andeks kui muidu, kui võrreldes varasema ajaga on see hetkel isegi veel kerge. Jah, nii ta on. Aga siin on halvasti aga siin ei olnud nagu midagi enam. Kui ma tulin, siis ei olnud ka midagi teha enam. Siis see 215 saame kõik meie kandma või sealt tuleb mingi prost, mida me oma osalusel midagi saame Ei, see 215 ongi nüüd see, mis tuleb omale. Ühesõnaga, et kui see 700 000 on, eks ole, see kogumaksumus, siis nüüd tuleb see, ühesõnaga, see tuleb nagu oma panusele juurde, see, mille võrra nagu karistatakse. Et see tuleb nagu see sõna on see abikõlbulik, et see enam ei ole abikõlbulik on ainult 75% kogu sellest projekti kogumaksumusest. Ja sellest 75% siis toetus on 75%, eks ole. Ühesõnaga, et toetust arvestatakse nüüd nii-öelda, projektil on nii-öelda uus kogumaksumus nende jaoks. Üks osa maha võetud. Et see on karm. Me saime nüüd kasutusele ära antud, aga meil sisustust ei ole veel paigas. Sisustuse ja asjade kohta, palun Kalmar räägi. Siin läheb veel, sisustus ei puuduta seda asja, see ei ole abinõuga kuulust. See on hankega nagu sõlmitud, selline aasta lõpus peab olema praegu. Ja nende tervisekeskustega on muidugi see asi mujal, et seal peavad nüüd, kui sinna on mingid lepingud tehtud mingite perearstidega, on. Et siis peavad nad kindlasti seal töötama, sellepärast, et kui seal ei hakka nüüd perearstid tööle, siis tulevad sealt järgmised trahvid. Et seda peab nüüd kindlasti vaatama, et keegi mingisugused asjad siin oleks edasi, et üks osa on see valmis saamine, aga teine on see, et ta tõepoolest sihipäraselt kasutatakse. Jah. Et see pidagi kõik silma peal. Meelitage perearstid kohale. On veel kellegi küsimusi? Et ma ütlen, et ma tean, eks ole, Otepää käib kohut, Rõugevald käib kohut, et iseenesest võib ka selle ette võtta, eks ole, kui on oma vallal juristid ka, kes aitavad teha, aga üldjuhul võetakse selleks, palgatakse ikkagi ka kuskilt väljastpoolt mingisugused advokaadid, kes sarnaste asjadega tegelevad, et ta ei saa ka mingi suvaline inimene ei saa hakkama. Et me oleme nagu just Otepää omadega rääkinud vahepeal, et võib-olla peaks nagu üle riigi natuke rohkem neid kokku võtma, et ei ole lihtsalt niisama lihtsalt kogu aeg ainult see 25%, et ütleme, ja ongi nagu ainult see, et peaks nagu kaaluma nende väiksemate võimaluste vahel ka, sest on võimalik 2, 5, 10, 25, 50 on ka võimalik muidugi. Aga see peab olema siis juba üldiselt kuritegevus. Kas on sellised päris puhtad on ka kenasti hakkama saanud, et ei pea midagi tagasi?
mina olen teise projektiga saanud, mis ma Rõuges tegin, aga see tähendabki seda, et seda peab jälgima algusest peale kogu aeg ja kui on ettevõtjaga, kui on ehitajaga head suhted, siis saab nagu kõik asjad paika panna. Kui ehitajaga, niipea kui läheb ehitajaga, kui hakkavad tekkima probleemid, siis tuleb kohe väga karmid esimesed teated ja nii edasi, et sel juhul ei saa nagu et ei ole mõtet nagu piinata neid, kellega saab asjad läbi räägitud, et see on kõige parem tulemus. Aga kui jookseb rajalt maha, siis ei ole mõtet otsida lahendust, vaid siis tuleb nagu ikkagi ära lõpetada, et eks ta lähebki aastaga järjest kallimaks, eks ole, kogu aeg iga kuu, mis edasi läheb, tegelikult lähevad asjad kallimaks. Et on võimalik, aga see ongi, et kui kõik head asjad kokku lähevad, siis läheb nii, kui kõik halvad asjad kokku lähevad, siis läheb nagu teistpidi, et. Aga kui küsimusi rohkem ei ole, siis on teema lõpetatud. Aitäh teile ja jõudu. Ja ma ütlen, et vabandust, ma ei, midagi ei või teha, et nüüd on nagu kuidagi ajaloo saada Nii, siis lähme päevakorra 6. punkti juurde. Kogukonnakomisjoni liikmete kinnitamine Külli, palun. Ja selle järgi siis mina teen ettepaneku kogukonnakomisjoni liikmeteks lisaks esimehele, kes olen mina, ja aseesimehele Kalepari järgmised liikmed. Piirkondade kaupa siis Kadiploon Palat, Alopati Lümatist, Hinnomaastert Assikverest, Maimu Arro Alatskivi, Inger-Anne Kokorat, Reigo Kardmo Välgist, Martin Tens Poosalt, Kertu Murumäe Vara, Liidia Opikova Kallastel, Viktoria Greco Varnjast ja Aleksei Vašenkov Kolkest. Kas on küsimusi? Ja. Kas kõik need kandidaadid on sissekirjutusega meie olemas? Mis see tähtis? No ikka tähtis. Ei ole kindel, aga ma arvan, et see ei ole tähtis. Tähtis on see, et ta on kogukonna liige. No tegelikult ju on, et oleks kogukonnaga seotud ja kogukonna liige. Ma arvan, et üldse Aleksei Vašenkov ei ole. Tähtis see, et kas selle inimese maksud ka laekuvad meil või mitte. Me palvetame neid. Ikka suva. Kas on veel küsimusi? Jah. Mis kirjalikud need nimed koolissüsteemile? Või kellest kui ma kontrollisin mikrokoote, et on mul ei olnud mul ainult nõudnud samal päeval. Et see valimine on rikkumist. Ma ei tea kõigepealt seda rikkumist ja mitte rikkumist, nagu seal üldse arvestada. Tegelikult ei ole Riigikogu valimisega ega Euroopa Komisjoni liikmete valimisega ega isegi mitte kohaliku omavalitsuse valimisega, vaid meil oli vaja selgeks saada nende inimeste, need inimesed pidasid kogukonda taha, et aitas teha Katri Must selle, konsulteeris Olise inimestega, et kuidas moodi seda oleks võimalik üldse teha. Ja kuna me nende koosolekutel, kus me käisime rahvakoosolekutel, lubasime, et me võimalusel kasutame Olist, siis me seda tegime nii hästi, kui me suutsime. Ma arvan, et need, kes tahtsid hääletada, said seda teha. Ei, kui kirjas oli kell 10 algus ja algus oli võib-olla kell 3 või kell 4, siis need tunnid on vaja juurde anda. Aga ma tean inimesi, kellel ei olnud seda aega ja meil on kallastatud hästi palju sellist. Mina ütlen niimoodi selle kohta, et tegelikult saab võtta aluseks meie valla põhimääruse ja KOKS-i, mis ütleb, et komisjoni esimehel on õigus esitada komisjoni liikmed. Ja missugusel moel ta on saanud selle nimekirja kokku, mida ta on valinud, seda mitte keegi ei reguleeri. Kui me tulevikus tahaksime teha kogukonna kogu statuudi, mis hakkab seda reguleerima, siis
lihtsalt nii. Ja iga inimene, kes pakuti, on väga hea. Et tegelikult ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei sobiks siia, kõik sobivad, aga lihtsalt siin on praegu tehtud selline valik ja eks järgmine kord siis teistmoodi, järgmine komisjoni esimesele sobib. See valik väga hea, aga lihtsalt Liidia Opikovas ja meie raamatukogu juhataja ja ühine töötaja. Ja kui te pakuti panna seda hääletuse kast raamatukogusse temale, no see ei ole väga hea, see vabandust. See ei ole, see on nagu selline hääletamine nagu... Ma arvan, et kõik kandidaadid on seal väga head, ükskõik, kes nüüd oleks olnud ja ma lugesin seda kommentaari, et see on seal raamatukogus, aga õnneks ka volilisest oli täpselt sama tulemus nagu pabersereitel. Nii et tegelikult ei oma vahet. Aga siis järgmine nii nagu tahame, kell 10 tahame, kell 5. Jaa, täpselt, nii on. Aga küll, Marni inimene Rokov ei ole, teil on sisse kirjutatud ja ta elab Tartus. Aga teie inimene pakkus ta välja. Võib ja võim inimest pakkuda, ei meie inimene ja kes me kinnitamist. Anja. Kogukonna liige, ta oli tegelikult selle koosolekul seal tookord. No ta eelab, kõrval inimene ütleb, et ta eelab välja vahetanud ja no, eks ma siis täpsustan. Ja kui ikkagi on tõsine probleem sellest, et ta ei saa käia, eks me teeme siis vahetuse. Ega need ei ole igaveseks laulatatud, mida ei saa. Anna nüüd meid aega ja hääletame edasi. Ei, meil läheb. Kaisa soovis sõna. Kuna komisjoni esimees on esitanud need, paneme hääletama. Teisi võimalusi ei ole. Palun siis hääletada. Ma tahan lisada ainult seda, et ühtegi otsust ei ole ma teinud ainult isikuliselt, ma olen kõik Kaleviga, kõik asjad tegevused kooskõlastanud, nii et tegelikult olen ma arvestanud. Ikkagi me oleme koostöös seda teinud, et kõik võivad seda teha head. Nii, aga siis palun panen hääletusele. Siin on siis kõik inimesed. Palun siis käega näppuda, kes on olnud nimekirja poolt. 14 poolt, kes on vastu. Kes on erapooletu? Kes ei hääleta? 4. No tõstke käsi siis ameti. Mina olen vastu. No, Kohile oli vastu. 14 poolt on komisjoni liikmed vastu. Päevakorra 7. punkt, volikogu esimehe Sõltumäe kinnitamine. Esimest korda olen siis esitanud volikogude Sõltumäe. Varem ei ole selle jaoks vajadust olnud. Saadeti teile kõigile meili peale, et kui teil on küsimusi, ei ole. Kui küsimusi ei ole, siis on iga küsimus. Kui sa alustasid ja sind palju esimest valisin, ma küsisin, seda ütles oma auto käima, küsimust ei ole, enam mingit kompi on selleks vaja, sest 1000 eurot piisab kuus, et saada seda ja teist valde komisjoni või seda volikogu juhtida ja siia käia ja sinna käia ja samas on, kui sa tuleb vallavanemaga kohtume sellega, võib-olla tänase kampaaniat juba sellel kuumel sisse, et seda külastada. Ma ei ole mitte kunagi neid sisse pannud. Ei, no aga kui sa vallavanega tuled siia juttu andmas, siis mis see oli? Ma käisin ja tutvustasin Piibele seda Jõgevamaa koostöökoja strateegiat, mis on hetkel välja töötamisel. Kindlasti pidist rohkem käima, kui Piibiusse käib meie komisjonis, neid sa ei pane. Ei, ma ei ole neid pannud sinna sisse. Ma olen alati kõik oma sõltunud. Mis sobib ka panna, kui sa vallavanega juttu vahel. Ma olen kõik oma sõltud, mis on siiamaani tehtud, ma olen üritanud kuhugi kuidagi need asjad sättida, et seda ei ole vaja teha.
on veel küsimusi? Ei ole, aga siis palun hääletusele minna, et palun käega märku anda, kes on poolt. Sõidulehe kinnitamine. Üks küsimus, kas hakkabki nii olema, kui sinu sõidu? Kinnitame. Aga volikogu peab selle kinnitama. Muidu saadame maksu saada. Kinnitame. Ei, see ei sisalda transpordikuus. Ei no kui antud aeg ütlesid, see oli omavahel kokkulepe selline. Mitte omavahel, mitte kõigi ees küsisin toomust oli, kas saad hakkama oma masinaga ja muud kulud ka, siis oli 1000 on piisavalt kui hakkama. Ja kui komisjoni esimehed käivad kõik, sõidavad ka ringi paratamatult, Ainult siis ametnikud peavad oma taskust ka sõitma töö tegema, jah? kui ta ei ole No mida kui ta ametniga, näiteks siis oma taskust ei ole. Nii ta tõendas. Ja septembrikuus ise te soovisite, et volikogu jääb ära. Loomulikult me otsime kokku ja ma olen terve selle kuu olen riigi jooksnud. Ja palun Raio. Ja minul on ettepanek, et maksame selle sõidupäeviku ilusti välja, aga otsime endale ikkagi uue volikogu esimehe, kes oleks nõus väiksema tasuga. 1000 eurot on minu jaoks liig. Mina näen, et see 1000 eurot sisaldab ka transpordikulusid. Kui me arvame, et see ei sisalda, maksame täna välja ilusti selle kompensatsiooni, aga otsime kunagi omale sellise volikogu esimehe, kes on näiteks nõus 500 eurot kuus seda tööd tegema. See on minu ette. Kas on 1000 eurot kuus on minu jaoks liiga palju volikogu esimehe maksta. Ma olen seda kuulnud. Kas on veel küsimusi, ettepanekuid? Ei ole, aga siis palun paneme hääletusele, et kes on poolt. Kes on poolt, palun anda käega märku. Poolt, kes on vastu? Kes on erapooletud? Sellega volikogu esimees nüüd üles kinnitatud. Päevakorra 8. punkt. Kallaste vaatetorni maksumuse kinnitamine. Ettekandjaks Piibe Koemets ja Andi Võrla. Ma panen selle ekraani peale. Annan Karl-Marle seda ja Andu selle kaasina. Teema kohta pakkumist oli 4 ja kõige odavam pakkumine koos käibemaksuga on 502 350 eurot. See on oluliselt rohkem, kui meil oli planeeritud. Tookord me arvestasime 90 000 läheb oma selle summa nii-öelda siis tuleks nagu omaosaleks kuskil 240 000. Lisaks elektri liitumine sinna. Selline number. Juhul, kui see odavam pakkumine vastab kõigile tingimustele. Järgmine pakkumine on juba circa 70 000 välja. Ehitushinnad on nii palju tõusnud, tuleb välja. Ma tahaks öelda, et me ei kinnita seda, lihtsalt anname praegu vallavalitsusele selle tee, kas ta läheb edasi või ei, sest